Mis siin juhtus? Topeltmõrv. Tüdrukut on löödud nuikapsaga pähe ja noormehe surmapõhjuseks on seller otse südamesse. See pilt on mulle tuttav. Mulle tundub, et surmad köögiviljadega on muutumas standardiks. Tõesti. Mina ei ole seda pilti varem näinud. Maailm on muutumas. Ülerahvastamine, tooraine kriis panevad otsima alternatiivseid lahendusi kõiges. Elektrit toodetakse prügist, plastikut fekaalidest. Oligi viimane aeg hakata kasutama relvade asemel kodumaiseid mahepuu- ja juurvilju. Mis saab edasi? Paneme laivad plastikusse. Pane relv maha! Pane relv ära ja astu eemale! Tee, mis ta käsib! Väga hea. Ja nüüd võtke teatavaks, et mul on sellest kõigest kõrini. Jah, ma tapsin need inimesed, kuna nad ei sorteerinud oma prügi. Aga mida teie teete? Tulete siia oma kummikinnastega, oma pisikeste kilekotikestega. Tõmbate ka rollist linti nii palju kui kulub ja lükkate laipu plastikusse, juues samal ajal kohvi ühekordsest papptopsist. Kas teil on üldse aimu, kui suur on teie ökoloogiline jalajälg? See oli korduv kasutatud paberist. See tops, mis oli mu käes, oli korduv kasutatud paberist ja selles oli Fairtrade kohvi. Sa valetad. Ja, vaata ise. Suurepärane konstaabel Loitkar. Elagu ökoinnovatsioon. Ökoinnovatsioon on innovatsioon säästvas arengus. Eesmärk on anda toodetele, äridele ja tarbijatele lisaväärtust, vähendades negatiivseid keskkonnamõjusid nii palju kui võimalik. Ökoinnovatsioon hõlmab nii keskkonnasõbralikke tehnoloogilisi arendusi kui ka sotsiaalseid viise kestlikkuse poole liikumisel. Ökoinnovatsiooni näitlikustamiseks on palju võimalusi. Põhimõtteliselt iga innovaatiline toode või teenus, mille keskseks ülesandeks on säästev areng, on sobiv. Üks huvitav projekt Eestist on näiteks Upshirt, mille tegijad eesotsas moedisainer Reet Ausiga toodavad särke rõivatööstuse tootmisjääkidest.